No tere ja tere tulemast Nurmele. Mõtlesime, et YouTube'i pole ammu midagi teinud ja metsa ei saa minna praegu teatavatel põhjustel. Ja näiteks, mis siin Nurmel on ja mis meil plaanis on ja võib-olla siis teie abil saaks enda sihukest motivatsiooni ka taastada, et siia rohkem aega panustada. Et võtaks mingi 4 sihukest suuremat objekti, mis meil on vaja ära lõpetada, võib-olla ka 5. Vaatame, kui suure ampsu me julgeme võtta ja seaks siis mingisuguse ajapiirangu ka, et näiteks järgmine aasta samal ajal võiks olla, nii optimistlik ma ei ole, et kõik võiks valmis olla, aga vähemalt pooled asjad võiksid valmis olla. Aga hakkame siit pihta, see on siis prioriteet number 1. See üks väike tegelane juba möllab ka, me oleme liivakasti saanud üsna mõistliku hinnaga ühe kohaliku ettevõtja käest, see oli Palmaku äkki oli, võib-olla eksin. Aga hea hinnaga oli ja siis kalkuleerisime, et ei ole mõtet ise hakata seda materjali otsima ja igast kinnitusvahendid ja hinged ja pluss veel see, et siis pead ise mõtlema ka, kuidas need kaaned sinna peale saaks. Ja väike liumägi, aga see ongi kõik, mis praegu on. Aga siis visioon näeks ette niimoodi, et siia ehitaks mingisuguse postidega sihukese majakese. Sinna tahapoole siis mingi katusalune on. Sealt võtaks mingid oksi ära. Sealt kuuse pealt vaata saaks. Sealt saaks teha mingisuguse selle roni, mis mingi sihukese raja. Sealt kuuse küljest tuleks. Need sirelid, ma ei tea, kas sa tahad neid sireleid siia või? Sind ei huvita? Aga ei tea. No aga siia näiteks selle tamme külge ja siis sealt tamme küljest saaks sinna haava otsa minna. See on päris vana haab juba meil siin õueservas. Ja seal otsas võiks mingi kihvt onn olla. Aga jah, et milline see lõpptulemus olema saab, seda ei tea veel. Pigem siuke visioon, aga eks tuleks nagu kuskilt otsast tegema hakata. Metsast peaks tooma natuke materjali, seal on üks loomavaatlus pukk meil kunagi ehitatud ja sealt saaks head siukest karkassi materjali, ümar kooritud puusk, kui ma õigesti mäletan. Võt, aga lähen vaatame kuivatisse. Ära kuku, püsi seal. Aga see on siis kuivati joone meil, vana teravilja kuivati. See lavaosa seal siis kuivatati, ma nüüd käe ette talle. Seal kuivatati seda vilja ja see kuivati ahi on veel siiamaani alles. Ja siis sinna tahapoole jääb aidahoone, kus saab ka, saaks tegelikult täitsa ööbida. Aga see on meil natuke pooleli, meil ei ole siin voolu ja siis aida ja kuivati kokkusaamise koht, siin on vaja veel osp ära panna ja villa ja. Aga jah, kui see tehtud saab, siis saaks hakata selle vooluga tegelema, sest et siin hoones pole üldse enam voolu. Me võtsime selle vana süsteemi siit maha, sest et see oli natuke ohtlik ka. Aga siin me oleme pidanud nii mõnegi sünnipäeva, nii 60 aasta juubleid kui ka 1 aasta sünnipäevi ruumi on ja hoone ei ole üldse kallis võtta sünnipäevaks. Et kui huvi on, siis võta meiega ühendust, vaata nurmeretket.ee. Seal on olemas võimalused, kuidas hinda küsida. Aga jah, meil on siis nagu ikka natukene on veel eelmisest peost koristamata, aga see käib asja juurde. Teed kuidagi asju alles siis, kui ilgelt kiire on. Võt. Aga jah, ühesõnaga see on nagu siis see teine asi, mis oleks vaja ära teha. See osp, vill, elekter ja siis muidugi aida teine korrus ka. Sealt aida mulgust peab tegelikult vaatab, kas saab terve palgi veel ära võtta või saab ainult pool palki. Teen siit selle ukse lahti. Siin on sihuke kasarmu kord. Kõik magavad koos. Tule siia.
ajaloolist kraami täis meil. Näiteks siin üks huvitav asi. Stradivariuse viiul. Kui on inimesi, kes suudaks selle kindlaks teha, et see Stradivarius on, siis oleks kõik mured murtud. Siis see vist ei näe. Aga tegelikult on see vähe tõelne, et see Stradivarius on, sest et vanasti talunikud olid natukene ülbed mehed ja siis nad lõid selle Stradivariuse sildi sinna sisse lihtsalt ise, et oleks kihvtim. Võt, on siuke ruum. No ma ütlesin, natukene on sassis. Seal on meil siuksed väiksed heinapallid, üks tapikumees teeb. Lastele väga meeldivad. Iga kord, kui mingi üritus on, siis me viime nad välja. Siis neid kasutatakse ja siis toome sisse tagasi. Võt, ja näed, materjal on ka põhimõtteliselt olemas. Ospi on siin, terve virn, siis on veel garaažis terve virn ja villapakid on ka olemas. Villapakid on kõik seal üleval ja seal on veel puidumaterjali meil. Võt, see on see, meil on fookus natuke ära läinud selle nurme pealt, aga me proovime selle fookuse peale tagasi saada siia. Nii et, aga lähen vaatame edasi. Järgmine on meil, võtame sauna. Davai. Nii, see on siis saunahoone. Siin on teatavad probleemid aastatega tekkinud, mida peab hakkama lahendama. Okupandid, eesnimega kuklased. Neil on siis, no kuklased on läbi aegade meil siin kogu aeg olnud. Ja nende pesakohad on siis jäänud tegelikult siia, kus see on neil rada, jah, siit sauna eest. Ja nende kuklastega midagi välja mõtlema. Ma ise mõtlen, et siin võiks olla siukene, no natuke saab põrandat tõsta, siis võiks siia mingisugusest pleksist teha siukse, see on siukse osa, kus sa näed, et need kuklased käiks ja põhimõtteliselt jätakski neile siia selle raja, aga probleem on selles, et miks ma neid okupantideks kutsun, siis näed kõik need lauavahed, voodri lagune on täis veetud juba pesa, et see on siukene, ma arvan, et enne talve võiks neil selle asja siin laiali jääda. Nad on küll kaitse all, aga ma arvan, et meie pere hügieen kaalub üle selle, et me ikkagi tahaks sauna saada. Ja siis tuleb see siit kuidagi ära lammutada. Võib-olla mujale viia kuhugile metsa. Meil on metsas küll juba siuksi kohti, kus nad saaksid elada. Ja sauna ise kunagi minu isa ja vanaisa siis ehitasid. Too aeg oli veel siin vahepeal oli, kuskil oli vahesein. Näed, siin on ukse koht, vahesein oli siit selle koha pealt. Ja siis oli see ikkagi nagu Soome keris siis, et soe sees ja suits väljas. Aga see keris, no ikkagi ta oli läbi lõpuks. Ja kuna alati oli soov suitsusauna järgi, siis sai ehitada oma täiesti null teadmistega siukene suitsusauna keris. Kunagi oli siin, ladusin siuksed kaarsillused, aga need kaarsillused ei pidanud vastu sellele tambile. Siis nüüd panin vinklid ja ladusin lihtsalt kivid sinna sisse. Üli kiirelt läheb soojaks ja üli vähe leile annab, aga oma perele väga hea. Kütad mingi 2-3 tundi ja tuled sisse ja saad pestud. Ja no lava on nii suur, et tegelikult siin saab korraga istuda 10 inimest. Ja võttagi see, noh, ütleme, lagi 5, võib-olla natuke rohkem leili tuleb umbes. Aga siis tuleb lihtsalt siukest suss õhku. Aga suitsusaunaga ongi too värk, et siin väga leili viskama ei pea, vaid lihtsalt istud, sest see õhkkond on nagu teistmoodi. Hästi siuke niiske. Ja siis meil siia ette peaks tulema siukene nagu eesruumi moodi asi. Ja selle saaks ikka kinni ehitada. Nagu ma ütlesin, põrandat peab veidi tõstma. Siis need kuklased võiksid jääda näha, et nad siin käivad. Sest need tuleb jah mujale juhtida. Siin käivad küll siia majja, aga siin on üks pihlakas, mida nad kasutavad ühel kindlal eesmärgil. Siis suitsuahi. Pole kindel, kas on vaja jätta. Muidu iseenesest hea asi. Teeme korra lahti ka. Korraks lahti ka. See on siuke, no alt kütad ja siis on keris on vahel. Ja siis on mingi temperatuuri asi ka. Kohalikust
traktoripoest, kogu kohalikust traktoripoest sai osta niisugune termomeetri näitaja ja see toimib üli hästi. No liha sisse ei saa muidugi toppida. Võt, et see suitsuajaga ei tea, võib-olla tuleb ära lammutada ja selle kivikogusega ehitaks normaalse suitsusauna kerise. Noh, see peab olema niisugune konkreetne raam, et sinna läheks hästi palju kivi sisse, et see saaks nagu salvestada ka leili. Võt, ma arvan, et selle saunaga on kõik. Lähme vaatame siis Einasara, see jääb siia. See sama hoone. Pimest. See on siis vana Einasara. Siin Einasaras on väike jama sellega, et ei ole hullu poole. See on ehitatud natukene valesti, sest siin nende tugipostide all olevad vundamendis juuksed patad või tumbad, nimetagem siis neid tumbadeks, hakkavad niimoodi välja keerama. Ja siis kogu hoone on vajunud niimoodi lönti. Ehk siis siin on lahendus võrdlemisi lihtne ja samas ka natukene keeruline. Nimelt siin peab esimese hooga selle heina välja viima kõik. Siin on mingi puidumaterjali, vana traataeda, ühesõnaga mingit sousti. Seal on muideks sigade automaatsöötjad. Neid peaks olema 2 tükki, täiesti kasutamata. Kui kellegil vaja, siis võta ühendust, saad omale. Ja siis, muidugi see on jõulupakkumine, sa saad need automaatsöötjad koos heinaga omale. Ainukordne võimalus. Aga jah, see tuleks tühjaks viia, siis tuleks välja kaevata natukene pinnast, siis saaks üles tungida selle serva 1, 2, 3, 4 posti koha pealt peaks üles tungima, selle vundamendi ploki nii-öelda lahti kaevama ja siis saaks uue selle tumba sinna valada. Ja siis muidugi harjalauad või harjaplekid panna. Et ei midagi keerulist iseenesest või ütleme, ei midagi rasket, aga natukene keeruline. On just see tungimise osa, et selle jaoks on vaja korralikke tungraudas ja kainet mõistust. Ja siis on vaja uued uksed teha ja siis tulevikus võiks siin olla täitsa vabalt mingisugune ka peoruum suurem, sest et see vana laudahoone, mis seal see tuhkplokist hoone on, siis see seisab meil ka täiesti tühjana, kasutuna. Hoiame lihtsalt mingit kola seal. Seal on ka lakapealne kõik heina täis, aga all on võimalusi palju. Siin on normaalne elekter ja vesi on sees ja kanalisatsioon. Et saab mõelda. Aga see on vist nüüd 4 objekti täis, on ju. Lähme võtame niisuguse boonusena. Võtame boonusena veranda. Nii, veranda. See on parim koht maailmas. Suvel kütab maja soojaks ja talvel jahutab maja maha. Sellest paremat asja ei ole. Soovitan kõigile soojalt. Aga kunagi panime siia selle peno, tegelikult originaalist ei olnud üldse viilkatusega, vaid ta oli siuke lamekatusega. Aga see peno on pandud, siia peaks siis samamoodi, ma arvan, et selle ospiga tegema, sest seda ospi kunagi sai osta rohkem valmis varuga. Et lööks selle ospiga ära ja meil on hästi palju raamatuid, nagu väga palju raamatuid. Ja need raamatud, me ei ole hoiustanud neid väga hästi praegu. Et siis ideaalis peaks siia saama siuksed raamaturiiulid ja et siin oleks mõnus aega maha võtta ja lugeda. Vot. See on siuke viimistluse värk rohkem. Seda ei tahaks üldse teha, aga see tuleb ära teha. Lihtsalt jah, see on siis siuke boonus, et kui jõuame, siis ei jõua.
ja võib-olla paneks siia lõppu ja siukse boonuse, millega igaüks saab abiks olla. See on siuke, kuule, aga teekski niimoodi, et vaataks, kumb jõuab enne mingisuguseid asju tehtud, kas siis need, kes meid jälgivad või siis me ise ja jätaks selle viimase boonus asja siis nagu jälgijate kanda. Oled nõus või? Jätaks selle paari. Lähen vaatan paari. See olin mina. Ei olnud tegelikult. Aga oleks võinud olla. Kui oleks rohkem vaeva näinud. Aga see on siis ühe mehe pubi. Tule siia, Rosanne. Tule siia. See on ühe mehe pubi, aga tegelikult mahub siia kahekesi. Ja too on siis taadiaegne. Isa kogus tühjasi pudeleid. Seda võib-olla sellel põhjusel, et ta ei osanud neid täis hoida. Aga see on igasuguseid pudeleid. Ja ma mõtlengi, et see oleks siis nagu väike siuke väljakutse teile ka, kes meid jälgite. Et siin videost vaata. Äkki sulle hakkab silma mõni pudel, mida sa tahaksid, et oleks siin paaris, aga just täiskujul. Ja võib-olla siis, oota, kuidas see inglise keeles oli shout out või? Aga siis annaks selle. Näed, meil on siin siuke pudel nagu Põltsamaa punane. Näed, sääne. See on väga vana. Ma muidugi ei loe välja kui vana, aga siuksi asju ma arvan, et on võimalik leida kuskilt ka täiskujul. Aga see olekski jah, siukene teie väljakutse, et proovige, kas te saate enne need pudelid täis siin või me saame oma projektid tehtud. Aga vaatame, siin on päris huvitavaid asju. Ja kuule sina. Näed, Saku heleõlu näiteks. Kas keegi on näinud siukest? Ja siis muidugi Tapiku toode Vadja viiendik. See on täis. Ja mul on see värk jah, et mul nad seisavad täis ka. Sest ma kunagi avastasin, et kui ma palju võtan, siis mulle võib hakata väga meeldima see. Siis ma otsustasin, et ma väga ei võta. Vot. Ja kui siis võiks ju seda ka, et kõik need projektid nõuavad ikkagi teataval määral ressurssi. Seda ressurssi me tahame ise teenida. Ja üks võimalus, kuidas siis aidata meid, on jagada meie kodulehte näiteks. Seal on erinevad matkad Endla looduskaitsealal. Siis sama ruumirent seal Kuivatis, seal saab igasuguseid pidusid teha. Miks mitte ka mingid kontserdeid, teatrit. Et kui kellegil vähegi mingisugune idee peas turgatab, siis võta meiega ühendust. Ja üks mõte, kuidas saaks veel toetada, on meil metsas. Lähen vaatan metsa. See on siis meil maja taga oma metsas siuke laagripaik. Ja nagu ma ütlesin, et üks variant, kuidas meid veel toetada, on, või ma vähemalt ise arvan nii, et see on nagu mõte, et kindlasti kõik, kes külastavad neid RMK platse, siis nad on kimpus probleemiga, et sa pead otsima seda näiteks päev otsa. Ja siis, sest et alati on keegi ees ja inimesed ju lähevad metsa selle pärast, et saaks privaatsust. Ja siin Jõgevamaal Endla külas, Nurme talus me saame pakkuda privaatsust metsaseiklejatele ka. Lepid meiega kokku, et tahad privaatset siis laagripaika, siia saab teoreetiliselt autoga ligi, aga mitte päris sõiduautoga. Aga see nõuaks natukene meil eeltööd, et see sõidukoga ka siia ligipääs oleks tagatud, aga ma arvan, see pole kõige olulisem. Aga ühesõnaga jah, et kui sa otsid nagu kindlat nädalavahetusel mingit kindlat kohta, kus sa saaksid privaatselt olla, siis võtta meiega ühendust ja tule meie laagripaika. Ja võid meile vastutasuks natukene anda vahendeid, millega me saame oma teisi projekte ellu viia. Aga samas sobib ka siukene naturaalmajanduse vorm, et
kui sa suudad meile kuidagi näiteks reklaami teha, siis igal juhul tule siia, lõõgastu, vaata, kas see sobib laagripaigaks. Levi siin ei ole, väga vähe, kui on, sest et levi on siin meil kodus ka kehva tegelikult. Vot, aga selline laagripaik, ei midagi erilist. Siin on meil siuke püstkoda, lõkkeplats, siuke euroalustest laud. Seda me oleme tegelikult kasutanud siiamaani, et lastele siis teha siukse õppepäevi. Õpetame siin tuld tegema ja sõlmi ja varjualust ehitama. Aga seda saab kasutada lihtsalt laagriplatsina ka. Vot, nii et kui kõnetab, mõtle, kaalu ja võta ühendust. Ja muidugi jagage meie kodulehekülge, vaadake meie kodulehekülge, külastage seda, vaadake meie sotsiaalmeediat, siis Facebooki ja Instagrami ja TikToki ja seesama YouTube ka, et iga siis jälgimine annab kõvasti juurde, mitte siis materiaalses mõttes, vaid pigem motivatsiooni mõttes. Ja motivatsiooni leida praeguses Eestis on äärmiselt keeruline, nii et pange õlg alla, raisk.